Tere tulemast Eesti Punase Risti podcasti. Minu nimi on Erik Rüütel, ma olen psühholoog ja Eesti Punase Risti vabatahtlik ja täna on meil külas Hanna-Liina Võsa. Ja, tere. Tervist. Aitäh kutsumast. Rõõm, et sa said tulla. Me täna räägime samamoodi vaimsest tervisest ja psühholoogilisest sellisest enesehoiust ja võib-olla ka esmaabist, mida kuskile saab nagu anda vastavalt sellele, mis vajadused ümberringi on. Ma tahtsin korra küsida alustuseks sellest, et kuidas sinu enda suhe on sellise nagu kogukonna nagu toetamisega või enda poolt selles mõttes, vaata, et Punane Rist väga paljuski seisab selle eest, et ühiskonnad ja kogukonnad oleksid nagu terviklikud ja kuidagi nagu toestatud nii füüsilise kui vaimse tervise poole pealt. Aga just see, mis see sinu suhe on kogukonnaga? Ja mida aastad edasi seda rohkem ma olen täheldanud, et kogukond on väga oluline ühe indiviidi jaoks, et üksinda ikkagi võib väga raskeks minna, et niikuinii nii-öelda need tänapäeva pered on väga sellised pigem väikesed ja ma ei tea, peab kuidagi ise hakkama saama see ema või isa või, et aga kunagi olid ju selles mõttes kõik vanavanemad, kambas, tädid, onud, naabrid, et kuidagi oli rohkem seda kogukonna tunnet, et minu meelest seda peab tekitama juurde, mitte see, et see oleks nüüd tõesti see nagu verepere, vaid just see, et keda sa enda ümber hoiad just inimestena ja see oleneb ju sellest, et kus sa käid, et kes käib rahvatantsus, seal tekib mingisugune kogukond, kes käib laulukooris, seal tekib väike kogukond, aga kui sa näiteks sellises kohtades ei käi, et siis et kuidagi pead leidma selle oma sorti inimesed või et kellega sul on nagu mugav ja sa saad kõikidest asjadest rääkida. Kuidas sinul see ulatus tekib, see loomulik ulatus, et nii kaugele ma tunnetan oma kogukonda või tead nagu oma lähedasi või see sõna lähedane ka on väga selline ajas muutuv. Ja kas see on ka sinu jaoks muutunud see, et kui see ulatus, et kui kaugele sa tunned, et võtta see puudutab mind? Üliväga ma tunnetan seda, sest et kui ma käisin koolis, siis mul oli nagu kuidagi, mul oli palju neid ringe, kus ma käisin ja oli kõik hästi. Siis ma läksin äkki Ameerikasse ära ja ma tegelikult jäin täitsa üksi. Mul olid küll nagu nii-öelda kaasõpilased, kaastrupikaaslased, aga ma ei tundnud, et mul on mingisugune selline turvaline võrgustik ikkagi, sest et kõik see lõppes ära kogu aeg. Ja kogu aeg need inimesed läksid laiali, läksid minema ja ma jäin hästi palju üksinda. Ja suures linnas üksi päini, mõtled oma neid mõtteid, mis su peas on. Ja siis ma mäletan hästi selgelt nagu seda tunnet, kui ma tulin tagasi, ma olin 29-aastane, tulin Eestisse, sest et ma tundsin, et mul on vaja ikkagi olla osa Eesti kultuurist ja Eesti rahvast ja nii-öelda isegi natuke nagu teenida Eesti rahvast, et ma ei taha ära kaduda. Okay. Kaua sa ära olid muidu? Ma olin 10 aastat ära. 10 aastat? Ja see tähendab seda, et sa ikkagi elasid 10 aastat seal ja siis vahetevahel käisid külas? Vahetevahel käisin ja tegin vahetevahel Soomes tegin midagi aga jah, ma olin hästi selline edasi-tagasi pendeldaja ja kunagi ei saanud täpselt aru, et kuhu ma kuulun või et kus ma peaksin olema, oli mul see põhiküsimus on ju, et tegelikult kes üldse seda nagu sunnib, keegi ei sunnigi, aga ma ei saanud aru nagu, mida see maailm või mida see universum minult tahab nagu, et kas ma peaksin olema seal, kus mul läks nagu juba hästi, on väga põnev ja mu unistus oli või samal ajal nagu see süda, mis ütles, et ma peaksin ikkagi olema siin, et mul oli hästi selline kahetine tunne ja siis kui ma lõpuks ikkagi otsustasin, et ei ja tegelikult selleks nagu suureks tõukeks oli see, kui ma pidin taas järjekordselt kolima oma mingi miljoni asjaga ja need kohvreid tassima ja siis ma mõtlesin, et ei, ma ei tassi mitte ühtegi kohvrit enam nagu mitte kunagi. Okay. Ja siis ma tulin tagasi ja siis mul ei olnud üldse nii-öelda sõpru väga siin Eestis, et ma nagu ei tundnud, ma ei teadnud, kus käiakse, mida tehakse, kus see minu ring on. Ja siis kuidagi ma hakkasin ikkagi laulad ja teed mingisuguseid kontserte ja Estonias tegin etendus, et seal Estonias ei tekkinud nagu sükest asja, aga ikkagi muusikud nagu hakkasid võtma mind nagu kuidagi oma ringi kaasa ja ma tundsin nagu seda hästi sellist konkreetset nagu kutset nende poolt on ju, et
tule, sina oled ju meiega, et siis ma pean nagu võtsin selle nagu okei, et mind tahetakse sellesse mingisse punti. Ma küsin nagu selle huvitav asja, jookseb läbi sinu sellest mõttekäigus selline huvitav nagu iseenda paigutus maailmas, mis on seotud just sellega, et sa nagu ootad nagu ja vaatad ringi, et mida maailm sulle ütleb tegelikult. Kogu aeg. Kus see tuleb? Ma ei tea, aga see on pidev ja see läheb praegu edasi ka kogu aeg. Ja see tuleb ikkagi pigem isegi mu seest, aga ma olen alati nagu tundnud või aru saanud, et mul on palju antud. Ja siis ma tunnen, et ma pean ka palju andma. Nagu vastu ja et mul on tegelikult seda võimekust võib-olla anda ja ka seda, kuna ma ei ole siuke kodus pass ja ma ei kannata 4 seina vahel istumist absoluutselt, ma olen alati tundnud, et ma elan nagu maailmas nagu lihtsalt nagu sellepärast ma tunnen ennast õues väga hästi ja kuidagi ma ikka hästi tugevalt tunnen seda, et et see on nüüd see järgmine asi, mis sa mida sa peaksid nagu ette võtma ja siis see kogukond on kuidagi arenenud, aga nüüd nagu ma ütlen viimase, ma ei tea, 4 aastaga on see hästi nagu, kui enne olid lihtsalt, et olid toredad sõbrad ja kõikidega oli tore, siis nüüd on tulnud nagu hästi tugevad sõprussuhted, kes on nagu mul mingi selline nagu ma ei oska öelda, mingisugused kes on nõus minu eest võitlema nagu või kuidagi sellised rüütellikud nagu sõbrad on mul tekkinud, kes ma tean, et nad on nagu 1000% tahavad mulle nagu parimat ja siis ma tegelikult võib-olla suhtlengi väga, väga tihedalt just nende mingisuguse paari inimesega. Samal ajal teen tõesti nagu väga, väga palju. Nagu ma tean, et inimesed välgivad, kuidas sa jaksad, et et mul on nagu, ma olen seal Tallinna muusika balletikoolis, ma olen seal õpetanud, seal on hästi palju nii-öelda neid kolleege, uusi kolleege tekkinud, siis ma nüüd lõin endale oma uue stuudio, mis iganes ma seal teen on ju, siis mul on nagu neid igasugused, see kogu see kogukondlik heategevuslik töö, mis siin paar aastat on kestnud seoses siis selle pagulaskriisiga on ju. Et kuidagi Sa oled väga tegus. Ma olen väga tegus, Aga vaatame korraks seda perioodi, mis nüüd siin viimastel aastatel on olnud maailmas, eks ju, sa ütlesid, et just see kontakt maailmaga ja see on selline elufilosoofia, et tegelikult on erinevad, teoreetikud on rääkinud erinevat moodi sellest, et kas on osaliselt õpitav, aga ta on ka mingil moel kaasa antud selline positsioneerimine, sest väga paljud inimesed just tunnetavad läbi iseenda seda, et ma tahan midagi, ma tahan ja ma tahan, et maailm läheks nii, nagu ma tahan. Aga sul on see, et sa väga palju kuulad ja siis sa vaatad, et mida sellest, mis mul on anda, eks. Just. Et kuidas sina toimisid ja mis oli sinu elus, kui me vaatame seda, ütleme, kriiside perioodi algust, mis tegelikult võiks öelda, et sai alguse maailma jaoks COVID-kriisist. Nüüd läks Ukraina sõda, vahepeal siin Palestiina ja eks ju see konflikt. Selles mõttes, et tälle Iisraeli konflikti niimoodi. Et mu küsimus on selles, et kuidas sa oled selles, kuidas see sind mõjutab ja kas ta mõjutab sind? No ma tunnen, mul oli veel üks isiklik kriis siin selle kõige selle keskel, mul oli kool, kus mul 100 õpilast ja siis sisetunde ajal ma pidin nagu sellest lahti ütlema, aga see oli nagu ka suur kriis minu jaoks, oli nagu isiklik kriis selle kõige nagu valguses. Ja ma ise muidugi tunnen, et ma olengi loodud kriiside nagu sees kuidagi orienteeruma. Mulle need nagu selles mõttes, et pakuvad huvi. Ma ei keera nagu selga. Ma tunnen, et ma pigem nagu tahan nagu minna sinna kriisi keskele. Ma ei tea, mis asi see on. Aga kuna meil oli need Ukraina väike tiim on ju, kellega me abistasime, siis see minu tegemata jäänud asi, samm sellega seoses oli see, et ma tahan minna sinna Kiievisse või nagu ma tahan minna sinna keskele. Et kas mingisuguse selle, ma ei tea, dokumentalistika mingisuguse grupiga või mis iganes nagu, ma tahan nagu teada seda nagu toorest infot kuidagi.
Okay. Ja sellepärast ma nagu abistasin, et ma tahtsin olla nende keskel nagu. Okay. Mis värk see on sellega? Et kas see on selles mõttes ma küsin seda sellepärast, et noh, et nagu psühholoogia ikkagi, et kas ta, et noh, et psühholoogia vaatab seda esimese noh, et mitte patoloogiasse minna kohe, et vaatab seda kui isiksuslikku erinevust, näiteks nagu äkki see on ka mingisugune seiklusjanu isiksuse joon, et mulle tegelikult meeldivad sellised, et nagu sa ütlesid, sa ei taha olla kodus nelja selja vahel, et mul on vaja nagu, et scenery muutuks ja kontekst ja seal oleks midagi, mida läbi elada ja kaasas käia. Aga praegu kui ma mõtlen selle peale, ma olen alati olnud selline nagu noorest peast ka, et kui kuskil oli mingisugune kaklus või mingisugune tulekahju või mingisugune asi, midagi toimus, siis ma tahtsin olla esimesena seal kohal nagu. Et minult tuleb see info, mis seal päriselt toimub. Et sinult tuleb see info või? Kas see on ka natuke nagu selline... See ka ajakirjanduslik võib-olla, ma ei tea, ma ei ole ajakirjanik, aga selles mõttes ma tahan olla nagu see, et mina tean, mis seal päriselt toimub. Aga kas see, et ma tahan ka, et võtke minu käest, et ma võidan. Kas seal on ka see moment sees? Ei, seda ei ole. Et ma tahan olla esimene? Ei, seda ma ei ole. Ma tahan lihtsalt, ma tahan päriselt teada, mis on nagu. Okay. Või nagu, et mina olen see, kes kutsub selle tuletõrje välja või mina olen see, kes helistab politseile. Nagu ma tahan olla nagu see. Okay. No see on võib-olla ka see mingisugune hea kodanik on ju. Eheduse moment ka, et see on nüüd päriselt. Nagu, et ma tahan seda tunnetada nagu close, et mõista seda. Just, et mõista, absoluutselt. Et praegu ka selle kogu nende kriiside ma olen valinud endale välja paar inimest, keda ma siis sotsiaalmeedias jälgin. Üks on seal Ukrainas on ju, teine on seal rahvas või, seal Palestiinas on ju. Et kelle infot ma nagu võtan, kes on, et selles mõttes, et kõik muu on nagu ära, ma uudised niikuinii ei loe, see on nii, tuleb nii pika delay'ga, et ma ei jaksa seda ära oodata. Nagu... Aga see on kindlasti ka kontrolli teema. Et tead nagu, et mul on vaja, vaata see sama asi, et mul on vaja mingisugust pidepunkti maailmaga ja mida ma usaldan. Eriti praeguses maailmas, kus ma teen nagu nalja, et kõik on terapeudid, kõik on toitumisnõustajad, kõik on personal coach'id ja kõik on tõesti. On ju tegelikult, eks ju. Et selles maailmas tahaks nagu mingit pidepunkti ja sa lood selle ise. Eks ju sa ise valid või? Ja mis on veel huvitav, praegu võib-olla läheb see mõte kuskilt täitsa vasakule ära, aga just tuli keegi pani kuskile üles, et mul on keegi noor sugulane, kellel on selles mõttes mentaalselt mingisugune probleem, et ta vaatab ennast peeglist ja näeb ennast peeglist kellegi teisena, on ju. Okay. Et kelle juurde nüüd suunata, et ta on tegelikult ilus noor inimene, peeglist vaatab vastu mingi täitsa. Siis ma rääkisin oma õpilastega, rääkisin seda, et sa saadke ta minu juurde nagu, et me laulame taga mõne laulu ja siis ma ütlen talle, kes ta on nagu. Sest et ma hästi palju nagu, mulle meeldib nagu vaadata inimesele otsa ja siis öelda, et sa oled tegelikult selline, et sul ei ole mingit nagu muret. Ja mulle meeldib see lähenemine, et kuigi konventsionaalne siin tervishoid, mis on siin võib-olla 230 aastat vana, tahab ja teeb seda hästi, et ta paigutab kõike kasti, eks ju, kõik on mingisugune sümptom, kõik sümptomid on seotud mingisuguse diagnoosiga, diagnoos on seotud mingisuguse häirega või nagu mingisuguse veaga, dysfunktsiooniga. Et samas mulle meeldib see loogika, et nagu mul doktoritöö juhendaja professor Airi Värnikunaga ütles, et teadus areneb teaduse ääremail. Et see ääremail, ehk siis et see eksperimenteerimine, proovimine ja see, kus tuleb su südamest ja ega muusikateraapia on läbi siin viimase 30-40 aasta teinud väga revolutsioonilisi arenguid just selle koha pealt, kuidas ta mõjutab läbi vibroakustika ja niimoodi inimesi, eks ju. Et absoluutselt ja kui sa oled leidnud, kui sa oled selles valdkonnas nii kaua sees, siis võibki olla muusika sinu suhtlemiskeel isegi inimestega, tead nagu sa näed läbi muusika avaldumise, tead nagu sellise tema nagu ka mingisugust mitte balansseeritust. Absoluutselt. Ja ma ei teagi, kas see muusika on, aga see on just see, et kui üks ühele saab inimesega rääkida, et siis võib-olla tal ei olegi kedagi, kes nagu teda päriselt nagu ausala kuulab, aga kui me teeme seda nagu läbi mingi laulu või mis iganes, et siis see on hästi selgelt, mul on hästi selge alati kõik. Avalduvad asjad, mis muidu võib-olla ei avalduks, et see võtab nagu mingi koore maha, eks ju.
et ma ise praegu teen etendust jälle Estonias ja siis keegi jälle umbes, keegi tuleb, et nii äge roll ja kuidas sa ikka jälle teed ja nii. Ja siis ma ise tunnetan enda jaoks seda alati, et minuni tuleb mingi roll täpselt sellel hetkel, kui mul on endal mingisugune teema nagu oma sees, mille ma pean nii-öelda ära lahendama või kuidagi nagu et siis ma saan läbi selle rolli nagu selle välja öelda. Muide, sama asi tuli meil ju välja ka Märt Avandiga rääkides, kui ta ütles enda raskest perioodist, kuidas ta tegelikult mängis mingisugust sellist nagu üksikut isa või midagi sellist, et ütles, et see oli, ta ise tundis, kui sügavalt ta oli seal sees, et see elu aitab tegelikult seda rolli ka nagu. Ja no mul on veel see, et nagu see laul aitab, sest ma nagu laulan nagu lõpuni välja, et selle mis iganes, et sellepärast ma ei väga siukseid lihtsaid laule kunagi või nagu siukest popmuusikat ei tee ja siukest nagu, ma ei oska öelda. Ma ikka lähen nagu laulan nagu viimase volüümi peale ja kuidagi selle emotsiooni ka panen nagu sinna nagu täiega välja. Rääkides sellest laulmisest, et see on ju ka tegelikult selline kontakt iseenda sellise tunnetusliku maailmaga, et et see sama nagu sa ütlesid, et sa oled täielikult seal sees, et see ma alati nagu mõelnud, kui ma vaatan selliseid tugevaid lauljaid, ma pean ka siin tugevaks laulus selle koha pealt, et ta ei tee seda lihtsalt mingi nagu, et see on mu töö, ei ole mingi rutiin, vaid et kui nüüd see esinemine hakkab, ta on täielikult kuni pisarateni seal sees välja, et kuidas selles oled, et kas ta on ka kriis või mis asi see on? See ei ole kriis kindlasti nagu selles mõttes, et see on selline emotsionaalne vabanemine toimub selles kõiges nagu minu jaoks, et maailmas, ma olen selline vaatleja üldiselt ja hästi palju vaatlen on ju, aga ikkagi mu sees käivad ju mingisugused protsessid ja need tahavad nagu välja saada. Samas ma ei ole vihastaja on ju ja mingisugune röökija ega karjuja ega elamendaja, et need nagu ei tule, aga siis nagu läbi nende, võib-olla nende rollide ma saan nagu seda emotsioone lihtsalt maha laadida siis on ju, et aga ma ei tea. Hea on kuulata seda jällegi me lähme ja ma arvan, et me peamegi minema vastavalt seda rada, mida see vestlus ise läheb, et milline inimene sa tegelikult oled, et tihti peale et ka minu juurde tulevad ju patsiendid või kliendid ja ütlevad, et ma olen selline või teine, et tihti peale see, et üks asi on see, mis me ise endast arvame ja teine on see, mis natuke välja paistab ja mõned inimesed tunnetavad ka seda, et vahet ei ole, mis teised arvavad, et ma tean, et ma olen selline, aga nii ja naa, et ega, aga mu küsimus on selles, et kuidas sa ise ikkagi tunned, vaata, sina oled see inimene, kes sa oled ikkagi laval, sa oled tead nagu sellisel nagu areenil inimesed näevad sind ja seal toimub mingi suhtlus. Ma tahtsingi sinna lisadagi, et üks on see, et ma olen täiega seal sees on ju, pisarateni, kõik ongi nii ja laulan välja, aga mul ikkagi minu kriisid selles momendis on see, et kui mu aju peaks tegema trikki ja tulema sellest zoonist nii-öelda välja, mida on juhtunud kohutavalt palju kordi ja see on nagu kohutav lihtsalt. Et kui mu aju ütleb, et vaata, seal on saalitäis inimesi, kes vaatavad praegu, mida sa teed, on ju. Niimoodi, okei. Ja see on minu jaoks nagu täielik nagu error mu ajule, et ja ma lihtsalt nagu väga soovin, et seda nagu ei juhtuks mitte kunagi, aga ma olen sellega pidanud hästi palju tegelema ja sealt tuleb see lavanärv, mis paljudel artistidel on olnud ju väga... Aga kas see on pigem, siin ongi nüüd sorry, nagu professionaalne küsimus, kas ta on nagu see, et mis ta siis rohkem on ta siis nagu selline kognitsioon, mida ma teen, kes ma olen, või tead nagu su suhtes publikuga, või see tuleb äkki mingi enda teema, tead nagu tuleb meelde oma, tegelikult meil on kogu aeg ju teemad kaasas. Ja sellega on väga hästi, kõik need enda teemad ma saan nagu sinna nagu vaevalt ära, et sellega ei teki mingit asja, ei. Seda ma kasutangi, on ju. Aga just see, et kuidagi ma näen ennast kõrvalt, siis mul tekib mingi super. Error nagu, et miks ma nagu ei... Väga oluline just nagu mõista seda sellepärast,
et noh, et üks asi on lavanärv, on ju, noh, et inimesed, kes ma olen ja mida ma teen, aga jah, et ma olen alati ise mõelnud seda, et kuidas see sisemine dialoog on, et noh, et ma toon näite, et kui sa oled mingisuguses rõõmsas rollis, aga sul on kodus tegelikult või teed nagu asjad on nagu, ei ole tegelikult rõõmsad, et noh, et siis saad ikkagi ennast kuidagi nagu välja lülitada nagu jah, et see, aga seda on ka ette tulnud jah, et see on päris õudne nagu, et nagu murtud südamega laulda mingisugust kõige maailma rõõmsamat laulu on nagu õudne. Et see, aga noh, see kogemus ka käes ja loodan, et seda ei tule enam. Jaa, aga ikkagi ma tuleks korrast tagasi juurde, et see sama nagu selle juurde, et vaata, sina kui selline ikkagi inimene, noh, me nagu räägimegi, et laulja, see on sinu eriala, sa oled, sa oled sellele pühendunud, sa oled selles väga hea üle, ütleme siis mitme kontinendi võiks öelda, et arvestades seda, et sa oled ka mujal elanud ja seda teinud, et sellega käib kaasas ka selline, tead nagu väline mingisugune kuvand või tead nagu selline, tead nagu mingi maine ja mingisugune arvamus, inimeste arvamus. Et ma pigem küsin hoopis seda poolt seal, et praegu on ju ka meedias olnud erinevaid siin artiste, kes tulevad välja mingisuguse teemaga või mingi teema toob nad välja ja ühiskond hakkab arvama midagi sinust, eks ju. Noh, et mina isiklikult, ma psühholoogina vaatan inimestega, ma olen töötanud siseturvalisuse valdkonnas, mis puudutab ka nagu üldse nagu sellist valetamise tuvastamist ja asju niimoodi, et see teema on väga tuttav mulle, et mulle tundub, et inimesed, no, ei ole väga head simulandid. Nad ei suuda kaua olla keegi teine. Noh, et ma toon näite, keegi võiks ju kuskil öelda, et noh, et Anna-Liina, et praegu sa oled selline rõõmsameelne ja soe, aga tegelikult sa oled nagu kirurg, külm, lõikaja ja brutaalne. Et noh, et loogika on see, et inimene isegi sellises vestluses, mis me täna räägime kuskil 45 minutit või niimoodi, et sa ei saa mängida pehmet või sellist sooja inimest, kui sa seda tegelikult ka ise ei ole. Et kuidas sul sellega nagu on, et kas sa tunnetad nagu sellist ühiskondlikku mingisugust, tead nagu ka, et ühiskond on ka kuidagi publik? Ei, no ma võib-olla mingitel hetkedel kunagi olen tunnetanud, aga mul on kogu aeg juba lapsed peale öeldud, et Anna-Liina, jää ikka iseendaks kogu aeg, on ju. Võib-olla see tuli nagu sealt kaasa, aga mul on nagu võimatu tegelikult olla nagu keegi teine. Noh, lihtsalt see ongi võimatu minu jaoks. Või noh, nagu hullult valida oma sõnu või niimoodi, et ma räägin ainult nendel teemad. No mul lihtsalt ei ole võimalik. Ja ma olen nagu kunagi ma olen imetlenud või noh, mingisuguseid modelle ja inimesi, kes on sellised natuke kauged, et nad on küll nagu nii-öelda armastatud ja edukad ja kõike nii, aga nad ei räägi mitte midagi. Noh, nad on sellised. Ja siis ma mõtlen, et äkki ma saan ka nii ja lihtsalt ei tule välja. No lihtsalt ei õnnestu, sest et ma ei tea, ma olen täpselt selline nagu ma olen ja ma tegelikult ei tegele sellega, et mida keegi kuskil nagu arvab või et ma olen kuidagi mingisuguses teises positsioonis, kui ma linnas käin kui tavaline inimene. Ja tegelikult mind nagu keegi otseselt ei märkagi, ma olengi täitsa nagu, kõik teavad mind kui kodanikku, sest ma olen nagu kodanikuna ka selline noh, tore ja suhtleja ja rõõmsameel küll istun hästi nagu oma ette võib-olla nagu noh, kuskil kohvikust, mulle meeldib üksinda nagu vaadelda ja olla üksi ka väga palju, aga ma olen ikkagi kuidagi nagu lihtsalt tavakodanik, lihtsalt laulja ja Anna-Liina. Küsin su käest natukene sellise võib-olla isikliku, aga võib-olla ka mitte küsimuse, et kui sa nüüd mõtled selle peale, et natuke sa võid rääkida ka üldisemalt, et mis sulle siin maailmas haiget teeb? Väga huvitav, pean vist pikemalt mõtlema selle peale. Jaa, no vaata, et siin on ka kindlasti nagu personaalne selline pool, eks ju olemas, et noh, kui sa mõtled nagu oma elu peale, aga siis ka maailma tasandil, eks ju, noh, et ma näiteks praegu ise puutun kokku siin jätkuvalt läbi viimase 10 aasta siseturvalisusega ja kogu see, noh, need sõjad siin ümberringi mõjutavad meid, need pealkirjad, mis puudutab poliitikuid ja noh, et ma tunnetan mingisugust ikkagi sellist tead nagu turvalisuse, üldise turvalisuse nagu alanemist, et me ju ei tea, mida siin tulevik toob, eriti kui meedias öeldakse välja mingitel sõjateemadel, et umbes, et see on mitte kas või millal. Mind mõjutab selline asi näiteks, on ju.
mind see nagu ei mõjuta jälle, mul on siuke tunne, et mind nagu pigem mõjutab see mugavuse liigne kasv. Aha, räägi sellest pisut, mis mõttes, kuidas? No lihtsalt kogu see kaubandus ja kogu see nagu majandus ja kui räägitakse, et ikkagi millal ta jälle tõusma hakkab ja niimoodi, mind lihtsalt kohutavalt häirib see. Aga mis aspekt sellest on? Lihtsalt see nagu see raiskamine ja neid asju on nii palju, mul on kogu aeg siuke tunne, et asju on lihtsalt liiga palju. Ja mu sõber just praegu saatis mulle hommikul selle nutisõltlaste laste nagu, et see generatsioon, kes meil on nii-öelda praegu alla mingi 12-aastased on ju, et mida see teeb lastega on ju, et see iPadi generatsioon nii-öelda, et kes see reaalselt ja minu enda laps on 7 on ju, mängib ka iga päev on ju oma sõpradega, ei ole õues kuskil mudas on ju, ega mingi ja see nagu teeb mulle pigem muret nagu, et just see mugavus, et näe, tule mängi või et nagu ma ise olen ka süüdi selles kõiges. Kuidas sa selle praegu ära, ma ütlen, et me siin enne intervjuud rääksime, et mul on noorem poeg on 6-aastane, eks ju, sul on just 7-aastane, et kuidas sa oled praegu ära reguleerinud selle kodus? No suht halvasti ikkagi. Okei, no peegelpilt. Et minu nagu see taktika on lihtsalt nii palju kui võimalik tekitada talle mingisuguseid muid tegevusi, mis lihtsalt ei lase tal kodus istuda. Nagu. Ja siis ta kogu aeg ütleb, et miks ma pean käima 3 kohas? No just sellepärast. Peadki käima 3 kohas. Kus ta käib praegu? Et või paku nagu suunda, sest mul on vaja seda lahendada, seda sama probleem ära nüüd. No jaa, lihtsalt esiteks ta käib 2 korda nädalas poistekooris, seal tekib kogukond ja see asi ei ole selles, et ta on nagu hea laulja, mida ta ka on. Aga just ma nagu näen seda, et seal hakkavad tekkima nagu see nende omad eesmärgid, et kuhu me läheme ja mille jaoks me harjutame ja ühesõnaga, et see on minu jaoks oluline. Mitte isegi see, et me nüüd laulame kõik koos, aga see, mis jääb sinna vahepeale, see suhtlus ja kõik, mingid eesmärgid tekivad sealt. Ja siis ta käib jaapani keeles. Lihtsalt kuna tema enda koolis pakutakse jaapani keelt nagu peale tunde. Okay. Ja siis mul on siuke tunne, et nagu kuule. Vaata, mina praegu inimesed nagu kõrvas istuvana kuulen seda niimoodi, et sa ütlesid, et halvasti on korraldatud, eks ju. Ta käib siin ja seal 3. kohas ja 4. kohas, eks ju niimoodi. Ei, aga ikkagi on liiga palju aega seal kodus. Ja siis mulle käib mitte kuskil. No vot, see öeldakse, aga öeldaksegi, et tegelikult, et ega laps ei pea ju mõned ütlevad, et mida sa sunnid on ju. Aga ma lihtsalt, ma ei tea, ma tunnen. Ja siis ma tekitasin, kuna ma tean, et ta võiks tantsida on ju, ma näen, et talle meeldib siukene nagu mingi tantsuvärk, samas mitte päris rahvatants on ju, siis ma ei leidnud sellist ringi, siis ma nüüd tekitasin selle ise oma selles uues väikses stuudios. Aha. Ja mul on maailma kõige lahedam õpetaja seal ja ongi siuke laste tänavatants ja ma lihtsalt jälgisin seda eile seda tundi ja siis mõtlesin, see on geniaalne. Sinna saab nagu veel registreerida. Sinna saab registreerida, palun tulge kõik. Ja see on Kota klubi, on see minu uus koht, mida ma siis ajan natukene. Ja tõesti, ja seal tekkis ka see, et seal on mingid väiksed naasklid on ju, poisid, kes nad tegelikult ju ei viitsi nagu teha nagu seda, mis õpetaja ette ütleb, aga kui on hea õpetaja, siis ta paneb nad tegema. Ta alguses istuvad ringis on ju, mis sulle meeldib, mis sa täna leidsid. Lõpus nad on umbes silmad kinni, venitavad ennast on ju. Mingi selline mingi rahuliku muusikaga, mis tekitab jälle selle, et nagu et on mingi rahu. Et ma arvan, et ma ei tea, ma kavatsen nagu neid asju tekitada, mis nagu... Suurepärane. Aga me lähemegi vaikselt sinna poole, et sa tegeled väga palju noorte inimestega. Et see on sul olnud ka Eestisse tulles, ma saan aru, üks selline suund, mis on kuidagi arenenud ja ma saan aru, selles on ka kulminatsioone ja üles-alla liikumisi. Et räägi sellest osast oma elus, just sellest noortega tööst. Jaa, see on täiesti niimoodi kujunenud. Kunagi, kui ma olin noor, siis ma mõtlesin, ma tahan saada nagu õpetajaks, aga siis ma vahepeal ei mõelnud selle peale, siis ma tegelikult endiselt ei pea ennast õpetajaks, aga ma õpetan kogu aeg. Aga ma ei ole võib-olla selline nagu analüütiline ja strateegiline õppekavade, mingisugune koostaja ja et mulle ei meeldi pärast neid kanda kuskile sisse mingid asju. See ajab hulluks lihtsalt.
aga mulle meeldivad jah, et selle noore inimese nagu just see peegeldus. Ja tihtipeale mul on sattunud lihtsalt viimaste aastate jooksul mingid olukorrad minu ette, kus ma pean nagu lahendama reaalset nagu teismelise mingit vaimset kriisi, mis on umbes elu ja surma küsimus. Ja. Et umbes, et kas ma täna õhtul ikkagi nagu teen endale otsa peale või ei tee. Ja minule jääb see pall nagu, minu sülle nagu. Ja siis ma mõtlen, et kuidas ma seda üldse lahen, mul ei ole seda mingit väljaõpet, mingit psühholoogilist, aga siis ma lihtsalt nagu omast mingisugusest, ma ei tea jälle, sisemisest tarkusest või mingi südame häälest, ütlen midagi, mis ma tunnen, et on õige, tavaliselt see on umbes see, et kas su nagu lapsevanem, ema, isa, kas ta teab üldse, et sul on siuke kriis on ju, kas sa saad talle seda rääkida, et kui sa ei saa oma emale ega isale seda rääkida, et siis peab olema keegi nagu kolmas nagu lähedane inimene, kes on keegi õpetaja, kes nagu kuuleb sind või kes näeb sind sellisena nagu sa oled, kes aitab sind nagu üle sellest kuidagi, et tegelikult ongi ju oluline nagu see üks samm on ju nagu lähemale sellele, et sa saad sellest üle. Ja. Ma ise panen selle sama mõttekäigu üks konteksti, et mida rohkem ajas edasi, me oleme siin 20. sajandi selline teadus on andnud meile väga palju ja see areng on olnud nagu kumulatiivselt ülikiire, et me oleme inimest õppinud tundma väga kiiresti. Praegu on nagu fookus kuidagi nagu sellel teisintellektil ja asjadel ja me praegu nagu teeme kosmeetilist täiendust kõikidele asjadele. Isegi neuroteadus seletab ära tegelikult siin eelmise sajandi 50. 60. ja nagu selliseid avastusi, et mis seal tegelikult toimub seal taga. Et kui ma tahan selle mõttega jõuda on see, et vaata et inimesed, see spetsialiseerumine, inimese väärtus ja mulle isiklikult mulle väga meeldib see, et sa just ütlesid alguses, intervjuu alguses, et see maailmaga dialoog, tead et see kuidagi, ja sa selle all ei mõtle kogukond või kõike, mis on nagu universum. Mul on see universum. et selles kontekstis nagu võiks nagu jagada inimesi niimoodi, et on olemas sellised, kunagi Platon oma raamatus kirjutas sellest, et on 3 nagu spetsialiseerumisfunktsiooni on craftsmanid, kes oskavad midagi teha, toovad väärtust, on olemas juhid, kes administreerivad selle väärtuse korraldust ja on olemas sõdurid, kes siis hoiavad seda struktuuri, tead nagu, kaitsevad seda teiste eest. See oli nagu üks vanemaid spetsialiseerumise, tead nagu selliseid, süsteeme või loogikaid. Et mulle lihtsalt sellest, mis sa räägid, mulle tundub, et sa oled selline... Ma olen see sõdur või? Ei, sa oled craftsman. Ma ei ole craftsman. Aga sa ju lood tegelikult väärtus, sul on hea kontakt nende noortega, sul on hea kontakt seesama tööriistaga, milleks on muusika ja laul. Et sa oled, tead nagu, sa oled instrumendi valdaja, haldaja. See instrument on sul, eks ju siin. Aga ma ei ole nagu selles mõttes nagu käeliste tegevustega on väga halb. Ja nagu mingite detailidega nagu selles mõttes töötamises ma ei saaks sellega hakkama. Ja ei, see ei ole nagu võrdeline ainult nagu, nagu käemanipulatsiooniga. Et me loome, et sa lood mingisugust väärtust ja maailma. Et see on see craftsman suures mõistes, eks ju. Ja sa tegelikult viid sellega lõpuni. Võtta, see on see sama mõte, et väga palju ju keegi võib ju öelda, et minu töö peatub siin. Tead nagu mina teen ainult siin solfegiot või mingid ja minu, ei. Ja kui ka see, et keegi õpetaja või klassijuhataja või ütleb, meie sellega nagu okei, ma saan aru, et see on ka okei, kui sa sellega ei tegele, sest et loomulikult me ei taha, et sa tegeleks millegi, mida sa ei taha ja ei oska. Aga mulle tundub, et ma lähen. Sul on väga see amplituud on sul kuidagi nagu lai. On aga mul on just nagu viimasest ajast ka selline näide, et ma olin nõus nagu kõik tegema, et nagu mingit olukorda nagu positiivses suunas kuidagi nagu enda jaoks või jaoks positiivses suunas liigutada, aga ei piisanud nagu selles mõttes ka, et mõnikord sellised nagu kriisid inimestel on ju tegelikult ka nagu ikkagi olulised, kui sa nagu suudad sellest nagu üle purjetada, siis sa saad nagu, ma Ottole oma lapsele ütlen, et sa saad nagu järgmisele levelile. Et kui sa mingisugusest nagu probleemi nagu ületad, et sa jää sinna kinni ja sa jää sinna nagu ulpima sisse, saad targemaks ja sa saad osavamaks kuidagi.
Kas see, mis sa praegu räägid, ma ei taha võtta sõnast level, aga see maailma vaade tegelikult just see sama, et nagu next step ja next step, see sellises, ütleme, see ongi see sotsiaal maailmas, ütleme, kus ka psühholoogia tegelikult paikneb, et ta paigutab sellist nagu käitumuslikku paradigmasse, mis on seotud siis sellega, et sul on vaja tead nagu mingisuguseid samme läbida edasi jõudmiseks, eks ju. Et kuidas sa tunnetad see, võtta see nagu see, kui me võrdleme humanismi, mis on see, et ole rahulik ja aktsepteerina sellisena, nagu sa oled ja tegelikult edasi pingutama ei pea minna versus ma pean edasi minema ja tead nagu next level ja goals ja tead nagu eesmärgid. Kuidas see balans sinu jaoks on? Ja see goals, ma ei ole see, et ma pean saama nüüd nagu mingi super osavaks ja oma see on põhiteema praegu see harjumused ja kõik neid nagu niimoodi tuunima. Ei, aga lihtsalt ma mõtlen, et jah, et kui sul on mingi probleem, mis tundub nagu siukene väga-väga keeruline või siuke pusar, siis ikkagi kuidagi selle lahendamine viib ju nagu edasi inimest, et siis tegelikult tuleb kogu aeg selliseid probleeme ette, suuremaid ja väiksemaid on ju, aga kui sa tead, et sa oled juba midagi suutnud nagu midagi keerulist enda jaoks suutnud lahendada, et siis tõenäoline, et sa suudad ka järgmise. Kuidas see sinu peas, ja mulle meeldib, et sa kasutad sõna aju, ma ise kasutan ka, minu ajus on see nii, see on väga mõnus, et kuidas see sinu ajus on, et kas sa, vaata kui tekivadki need samad, me rääksime natukene sellest laval olekust ja oma teemadest tulevad sisse, et kuidas sa nagu visualiseerid või kuidas sul toimub see kognitiivne kontroll, mis on see, et näiteks mina teen seda tihtipeale, et mul on mingid teemad, mis tead mingid ärritavad või ma tean, et ja sealt võib-olla nagu kõige paremat nagu lahendust ei ole, siis ma nagu otsustan, et kas mul on vaja seda lahendada või mitte, et mõnikord ma nagu pakendan ära ja panen kuidagi nagu kõrvale ja nagu lükkan natukene kaugemale ja siis ma nagu teda isegi perifeeriast ei näe. Ja siis ma lähen nagu edasi ja ta seal on. Kuidas sul see asi käib? Mul vist praegu natukene mõne asjaga on samamoodi, et ma näen, et lihtsalt rohkem see probleem, ma ei suuda rohkem seda lahendada, ma olen andnud kõik ja siis ma panen talle, et ju ta siis laheneb kuidagi teistmoodi või ta peab olema nii, nagu ta on. Aga siis mõni teine probleem on selline, ma tunnen, et ma pean nagu nui neljaks ikkagi nagu, ma ei tea, lõpuni välja selle nagu minema. Lihtsalt võib-olla see on selline südame hääl ikkagi, süda ja aju, et kui see südame hääl on ikkagi selline, et ta lihtsalt ei anna rahu nagu. Et siis sa pead nagu selle kuidagi, isegi kui see on nagu ajuvaba mingisugune lahendus. See kontakt selle loodusega ja selle universumi kuidagi dikteerib seda südame hääle nagu valikuid, eks ju. Jah. Aga ikkagi lihtsam on nagu võib-olla ignoreerida, mõtle, et ma täna jälle sellega ei tegele. Aga homme ta on jälle platsis nagu selles mõttes, et ikkagi tuleb neid asju teha. Aga jah, et ma korraks võib-olla tulen tagasi sinna sõprade või nagu selle inimese, et kui ongi mingi kriis, tegelikult mina tunnen, et see kõige olulisem on, et kas sul on see üks inimene, nagu, kes nagu sind kuulab ja nagu näeb ja kellele sa saad nagu SOS nagu helistada. Et et kui sul on mingi tõesti selline ja ma olen hästi õnnelik, et mul nagu kuidagi on selline mingisugune, jah. Väga hea. Kas võtta see sama nüüd see 10 aastat Ameerikas ja natukene sa panid selle, nagu kategoriseerisid selle nagu üksindusse, üksindolekusse, et kas sa et nüüd sa räägid sellest ühes inimesest, kes sul on lähedane, kellel ongi see nii-öelda nagu see emergency phone call, bat phone. Aga see on praegu. Nagu need on erinevad inimesed olnud erineval ajal. Et see ei ole niimoodi, et see on üks inimene kogu mu elu põhimõtteliselt. Väga hea. Aga mõtlen, aga me räägime sinust. Kas võtta, et praegu on väga populaarne ka vaadata niimoodi, et ka inimesena me muutume läbi aja, mitte ainult tead nagu väärtuste, et ma hindan seda ja teiste ma tahan kolmandat asja või enam ei taha midagi, aga ka nagu isiksuslikud jooned pisut mõned nagu kalduvad mingis suunas või niimoodi, ma ei taha öelda, et nagu isiksus kuidagi flipib, ei. Aga kas ta on alles jäänud see võimekus olla ka üksi, tead nagu individuaalne, tead nagu tead nagu, et tegelikult, vaata siin on see, et ma usun, et Ameerikas kas võis olla niimoodi, et sa tundsid väga palju seda, et ma pean sellega ise tegelema. Jaa, aga ma kogu aeg olen nagu mingi universumiga nagu vestluses, nagu konstantselt ja eriti seal ma olin, sest et seal oli kuidagi see maailm veel suurem, see linn veel suurem, ma pidin nagu kellegagi suhtlema. Ja.
ja siis just selles Märdi, ma vaatasin järele Märdi saate ka, et tema rääkis, et tema on väga aldis igasugustele sõltuvustele, on ju. Et kui midagi tuleb, noh, et on mingi keeruline aeg või mis iganes, et siis nagu läheb sinna nagu ära. Mina olen nagu mitte nui neljaks, aga ma olen hästi aldis mitte ühegi sõltuvusega kaasa minema. Okay. Et juba algusest, kui ma läksin sinna Ameerikasse ülikooli, no seal on ju kõik nagu artistid elavad igasugust elu, on ju. Igasugused ained liiguvad, kõik elavad nagu näpud püsti. Pärast tuuri peal samamoodi, ma olen ju tuuritasin Ameerikas ja Aasias ja no igasuguseid asju saab ju nagu teha vaba noor inimene. Aga ma olen olnud kogu aeg lihtsalt see, et ei, mulle nagu ükski nendest asjadest ei sobi. Ja siis ma olengi pidanud kõikide nende, ma ei tea, probleemide või murede või mis iganes asjad lihtsalt nagu need läbi nagu oma keha nagu seedima ja siis kuidagi mõtestama ja ilma abiaineteta või nagu. Aga see estraad ongi olnud siis see võimalus seda nagu veel elada? Jah, vist on, jah. Kas on sinu ventiil? On kindlasti. Ma arvan kindlasti. Aga seda ei ole ju nii palju tegelikult. Ega ma ju iga päev seda ei tee, on ju. Et praegu mul on olnud ka 2 aastat pausi, kus ma ei ole ühtegi lavastust teinud. Et nüüd on hea 2 aastat välja lasta. Aga mis on sinu toimimise selline saladus või ütleme, et kui keegi märkab endas mingisugust sellist, et nagu, vaata, ega see sõltuvus on väga inimlik reaktsioon. Et see meie enda aju tahabki luua mingisuguseid nagu korduvaid rutiine meile, et tunnetada kontrolli iseenda ja maailma üle ja selle suhtes ka maailmaga. Et mis on sinu nagu selline nagu balansi hoidmise nagu trikid, et kas võib-olla ongi see sama see phone call, see sama inimene, kes sul on lähedane, kellega sa saad seda ühendust võtta, aga või mis seal on? Millest koosneb sinu nagu mul on natukene võib-olla siuke banaalsed lahendused. Ei, selles mõttes ma isegi ei tea, kas siin nagu selles podcastis võib nendest asjadest rääkida. Aga mul on igasugused võib. Okei. Ühesõnaga selline äpp on nagu Pinterest. On ju? Ja see on siuke vision board, see on selline asi, on ju. Ja kui mul on mingisugune selline nagu küsimus või mingisugune asi peas, et ma ei tea, kuidas edasi või et andke mulle helgust või et umbes kõik tundub nii raske, et mul on vaja mingit helgust saada, siis ma teen endale seal nagu meeldivatest mingisugustest piltidest väikese kollaaži. Ja ma saan sealt nagu seda õhku peale. Et tegelikult ja nagu see on see, mida ma tahan ja see on see, mis mulle meeldib ja see on see, mis ma nagu mis mu nagu hinge nagu kuidagi soojendab. Ja see on väga hea, lihtsalt see, mis me praegu räägime, kui vahele ma paigutan selle kohe nagu mitte mingisse random süsteemi, vaid sellesse, et see tegelikult, vaata et ka sõltlastele, ma ei taha öelda, sa oled aga lihtsalt see, et kõikidel inimestel elu jooksul ja mida vanemaks nad saavad, ütleme siis täiskasvanu nagu perioodil, me leiame üles nagu self-medication meetodid. Eks ju, kelle jaoks ongi see alkohol, narkootikumid, kelle jaoks mingisugune käitumine, kelle jaoks sport, kelle jaoks teed nagu mingisugune iganes asjas, et see, et sa praegu sellest räägid, on ülimalt oluline ja hea, sest et sa räägid sellest, et sa oled leidnud sellise, teed nagu ka muide kunstilised viisi. Jah, mõni hakkabki maalima, on ju, aga kuna ma ütlen, ma olen käelistes tegevustes halb, aga ma arvan, et ma olen nagu visualiseerimises ja nagu üldse selles nagu ma ei oska öelda. Tunnetuses olen nagu hea ja siis see nagu on aidanud mind. Ja üldiselt ma ka viimastel aastatel näen väga palju märke kogu aeg. Võib-olla ma olen ekstra hakanud neid lihtsalt nagu kuidagi nagu enda jaoks ka nagu asjadele panema mingid märke külge, on ju. Aga see ka ütleb mulle kogu aeg. Võib-olla ma tegin, mõtlesin seda ise välja, on ju, aga see aitab mind kuidagi, näe, jälle ma näen seda. Ja kuidagi, et ju see tähendab midagi head. Ja. Mis praegu mõtlen seda, et vaata, see on see nagu kontrolli faktor, eks inimeste puhul,
et kui palju ma tahan nagu oma maailma kontrollida ja kas mul on kontrolli ja kui mul ei ole kontrolli, siis ma nagu atributeerin selle seose kuskile mujale, et keegi teine kontrollib. Tead nagu, et kus kohas ka religioon tegelikult paikneb, enamus planeedi jaoks, eks ju, eestlased mõned nagu sellise teistmoodi natuke. Et ma siis mõtlengi, et kuidas sa ise nagu hindad, kas sa oled nagu selline ärev inimene selle koha pealt või kas sa oled olnud ärev või kus sa praegu oled selles mõttes emana ja teed nagu selline, teed nagu full of life nagu olukorras, kus sa tegelikult oled multitasanditega aktiivne. Jah. No ikka endiselt mingite pusade kallal nagu kogu aeg nagu ikkagi tegelen, aga ma tunnen jah, võib-olla et aastatega sa saad aru, kes sa oled, mis on nagu oluline. Ja siis nüüd ma nagu mu pilt endast on juba nagu suhteliselt selge, kes ma olen ja kes ma ei ole. Super, eks ju. Jah, ja ma arvan, et see äkki nüüd teeb minu nagu need pusad ka kuidagi selgemaks või kuidagi, et ma ei tegele enam asjadega, kus ma tean, et nagu see ei ole mulle või et ma ei vali enda jaoks valesid mingisugused olukordi. Et ma olen rõõmsameelne, soe, päikeseline, tore, hästi aktiivne. Samal ajal ma olen võib-olla ka tegelikult väga dominantne tüüp, et ma olen pigem juht kui mingi alluv, on ju. Kuigi kui on suur organisatsioon nagu MUBA näiteks, et siis ma arvan, et ma olen päris hea selline alluv, et ma ei hakka seda kuidagi ma ei kavatsegi hakata juhtima sellist suurt nagu asja, aga ikkagi ma ei ole selline tükitöö tegija. Kas see on okei olla tead nagu in control ja natukene nagu hoida sellist domineerimist ka enda jaoks? Ma ei tea, aga ma tunnen, et mul on nagu see kuidagi sobib võib-olla. Et kui me vaatame nagu tähtkujusid, millest ma olen ka, mulle meeldib nagu see kõik on ju, millest ei tohi nagu väga veel rääkida. Mis see tuleb välja siis? Mul on kõik jääras nagu, kõik need mingisugused, kõik igasugused märgid. Et ma olen nagu väga selline jäärapäine ja selline isegi siis, kui see ei ole võib-olla õige asi, siis ma ikkagi omas peas arvan, et mul on õigus. Anna-Liina, mul on ülimalt hea sinuga ja meeldib vestelda ja tundub, et aeg läheb väga kiiresti, aga me oleme juba rääkinud piisavalt täna. Me peaksime veel rääkima, aga võib-olla tulevikus. Et ülimalt meeldiv. Suured tänud, et sa olid nõus Punase Risti podcasti võtmes arutama seda nagu iseenda paigutus siin maailmas ja need kriise, mis siin on, eks ju, ümberringi, kuidas need mõjutavad sind ja kuidas sa sellega seotud oled. On sul veel võib-olla mingisuguseid mõtteid, mida siin, või viimane mõte, mida nagu öelda sellesse suunda, mis tead nagu on võib-olla olnud mingi sinuga kaasas käiv mõte või mingi uus tähelepanek või... Ma ei oskagi öelda, ma lihtsalt alati kunagi öeldi mulle, et ka see läheb mööda või et ka see nagu, et kõik tegelikult ju on liikumises pidevalt, et ka need kriisid, mis praegu on, et kas nad on siis lühemad või pikemad, ka need lähevad mööda. Et loomulikult käivad kaasas kannatused igasuguste kriisidega, aga miski ei ole selles mõttes igavene, ka head asjad. Et ma samamoodi nagu kunagi ühes isiklikus kriisis sattusin joogastuudiosse ja seal see põhiasi, millega ma nüüd väga palju ka tegelen, see, kui mind kiidetakse, siis ma lihtsalt ütlen, et aitäh. Või ma ei võta seda nagu enda sisse, et vaata, ma tegin midagi nii hästi, et ma võtan selle kiituse neutraalselt vastu ja võtan selle laituse samamoodi ka neutraalselt vastu, et ma ei lähe nagu eufooriasse või ei lange kuskile auku. Et ma arvan, et nende sõnadega saamegi lõpetada. Kas see läheb mööda? Kas see läheb mööda? Anna-Liina, aitäh sulle. Ja, aitäh.